Meistrinurgaga on meil kombeks selline asi, et saaks ühe projektiga algust teha, tuleb läbi käia puumarketist. Projekte on mitmesuguseid ja iga projekti jaoks ei ole võimalik endale leida täpselt seda õiget liistu. Nii ka täna. Täna ma pean lihtsalt valima endale ühe nii-öelda toormaterjali puidu, millest ma siis töötlen endale sobiva läbilõikega materjali, millest ma hakkan tegema edasi käsipuud. Trepi käsipuuga on selline lugu, et ega tegelikult me võiksime samast puumarketist osta ka valmis käsipuu. Et see ei ole üldse asi, mida peaks ise tegema, aga ise tegemisel on erinevaid põhjuseid. Üks põhjus võiks see olla, et mulle meeldib. Teine põhjus võiks see olla, et mis siis, kui trepi käsipuu on erilise kujuga. Kui trepi käsipuu on sirge, nagu mul on siin üks sirge jupp, siis tõepoolest selliseid sirgeid trepi käsipuu materjale müüakse. Saab ka puumarketist, lõikad endale õige pikkuse, paned paika, pole probleemi. Aga kui näiteks on käsipuu mingil põhjusel teistsuguse kujuga, näiteks mina olen endale ette valmistanud siin ühe tooriku sellisest poolringist, mis siis peab ühe teatud sellise ümara ava serva minema, siis sellist asja kauplusest ei saa. Ja siinkohast tuleb mängu siis see, et seesama käsipuu tuleks ise valmistada. Täna me selle tooriku tegemise juurde ei süvene, sellepärast, et see on pikem protsess ja mitmeid samme. Ma arvan, et ma võib-olla panen mõned pildid sellest Instagrami, aga täna räägime siis just sellest, kuidas ühest kandilisest materjalist saab käsipuu. Kandiline materjal toorik on siis oma välimuselt selline ja tulemus on selline, et siin on erinevus näha. Üks on kena ümar, millega on käega, millest on tore kinni võtta, ja teine on lihtsalt kandiline. Loomulikult sellise asja tegemine käib freesiga. Nüüd, kuidas sellist kuju saab? Sellist kuju ei saa nii-öelda vabakaubanduses saadavate freesiteradega ühe lõikega. Kui teil on suurem freespink, mis on nii-öelda nagu mitte siis ülafrees, mis on ehitatud laua sisse, vaid tõsine freespink, kuhu käivad suured terad, siis ilmselt saab seda teha ka ühe teraga ja ühe lõikega. Sellise ülafreesiga tuleb seda teha 2 teraga ja terad on sellised. Üks on selline suur ja lai. Selle teraga me saame siis lõigata selle käsipuu pealmise ümaruse ehk selle suurema ja laugama ümaruse. Ja nüüd selle alumise sellise jõnksu, näpujõnksu, kui nii võib öelda, sisse tegemine käib teistsuguse freesiga siit vastu. Freesi laager jookseb kogu aeg siin külje peal ühe sama koha peal nii esimese kui ka teise freesi puhul. Freespingi seadistamise juures põhiline mure on nüüd see, et kui kõrgel asetseb meie freesitera, et ta teeks meil lõike just selliselt, nagu meile vaja. Hakkame proovima, kas tulemus on päris see, mida me soovime. Need proovitükiga võime rahule jääda. Pealmine lõige on korrektne. Natuke liivapaberit ja asi on käe all mõnus sile. Järgmiseks tuleks lõigata sisse nii-öelda see küljejõnks. Aga enne kui ma seda teen ma nii-öelda oma seadistatud pingiga ära selle pealmise lõike ka enda teistele detailidele, nii-öelda päris detailidele. Nüüd on aeg reguleerida frees ja sisestada või panna paika järgmine tera. Kui ma nüüd seda ümara vormiga käepuud vaatan, siis mina ütleks, et sellega võib rahule jääda. Natuke tuleb veel lihvida, siit-sealt võib-olla mõned täkked tahavad pahtlid ka ja seejärel saab juba värviga viimistlema hakata, nii et
mina julgeks küll soovitada, et võtke kohe julgelt käed taskust välja ja tehke sellised detailid kodus ise. Ma ütlen, et see tulemus on väga nauditav.